kui sa kujutad endale ette sellist kaalu, kus on ju 2 äärmust ja see, mis on keskel, sa oled sina, siis mis emotsiooniga sa kirjeldaksid seda ennast seal keskel? Mis sul ühel pool ja teisel pool on? No, emotsioonid. Siin on emotsioonid ja siin on emotsioonid. Ja keskel oled siis selline tasakaalus sina. Millise emotsiooniga see inimene on seal keskel? Rahulik, rahul, aga mitte nagu uimane rahulik, vaid selline nagu enda keskmes on vist hea sõna tegelikult selle tasakaalu kohta. Selline heaolutunne. Heaolutunne. Ja kui sa märkad, siis sa ei öelnud joovastunud või sa ei öelnud nagu üliõnnelik või sa isegi ei öelda armunud, ma oleks oodanud, et sa ütled armunud ka, sest see võib ka seal olla, on ju. Ja ma üldse ei ütle, et neid emotsioone seal keskel ei ole, eks neid ikka on, aga pigem on sellised emotsioonid äärmuses, on ju. Ja tavaliselt ongi niimoodi, et seal äärmuses on sellised ülevoolavad emotsioonid ja nende alla kuuluvad ka näiteks ärevus ja ka kurbus, et tihtilugu, kui sa mõtled, et sa oled nagu rahulik, siis see võib väljenduda 2 moodi. Ühelt poolt rahulik võib olla see, et ma olengi rahulik, / rahul, et ma olen rahul oma eluga. Aga teiselt poolt võib olla see rahulik see, et ma olen tuim. Et mind lihtsalt ei huvita. Mul ei ole motivatsiooni, mul ei ole inspiratsiooni. Ehk siis näed, et hästi kiiresti ta läheb sinna äärmusesse, mis juba hakkab kalduma kurvameelsusesse ja hakkab sind sealt tasakaalust siis välja viima. Või teisel pool, kui ma võtan selle ärevuse, mis ma ütlesin, mille alla võiks ka kuuluda siis selline joovastuvus või elevus on ju minule väga tuttav lavale mineku elevus. Ja ta kohati on tore, kui ma teda kogen sedasi, et ma lähen lavale, mul korraks tuleb selline elevus peale, siis ma lähen sinna lavale ja kohe on hästi mõnus ja ma olen jälle sellest tasakaalu keskmes tagasi. Aga nüüd, kui see elevus kaldub üle hoopis selliseks, et ma juba nädal aega varem olen elevuses, et ma pean nädala aja pärast minema lavale ja see läheb niimoodi, et ma kogu aeg tunnen, et mu süda käib ja siis ma muretsen, et issand, mis ma sinna selga panen ja mis siis saab ja mõtle, kui mul välja ei tule asjad, siis ta hakkab mind jälle sealt tasakaalust välja viima. Ehk siis... See ei ole ka üldse sa pead korra minema. See ei ole ka üldse ainult sellise välise asjaga seotud, on ju. Vaid see võib olla ka lihtsalt selline ärevuse seisund. Et see ei ole mingi näiteks, et esinemise või välise asjaga seotud, on ju, Marilyn. Et see võib olla lihtsalt seisund, mis ongi siuke ärevus sees. Just, et see hetk, kui ta läheb nii-öelda, kuidas öelda, üle mingisuguse piiri, et sellest me saame aru selle järgi, et me lihtsalt ei tunne ennast enam rahul või rahulikuna. Tšau! Siis meil on siin väike video. Kus me tahame kutsuda tegelikult webinarile, kus Marilyn praegu õpib ka psühholoogiat ja mõlemad oleme joogaõpetaja taustaga ja hästi tundlikud oma emotsioonide ja meeleolu seisundite poolest, et me hästi püüame märgata, mis need on ja kuidas neid muuta jälle sinna tasakaalu kohta. Ja nendest... Tahaks anda paar sellist väga praktilist võimalikku asja, mis sa saad teha kohe nüüd selleks, et püsida seal keskmes. Ja et vahepeal tulebki elu ja tulebki neid momente, aga et sa võimalikult kiiresti tagasi saaksid sinna keskele, nagu meie teeme. Näeme webinaril.